Selle tunni teemaks on täisnurkne kolmnurk ja on põhikooli kordamine. Aga me tihti hakkame kasutama seda, kui õpime gümnaasiumis erinevad geomeetriaga teatud teemasid. Et täisnurkne kolmnurk on selline kolmnurk, kus üks nurk on 90 kraadi. Tähistus on pildil näha, et tähistatakse sellise punktiga sees 90 kraadi nurk. Ülejäänud kaks nurka, mis jäid, annavad kokku ka 90 kraadi. Kuidas tähistatakse kolmnurgas küljed? Täisnurkses kolmnurgas on spetsiaalsed nimetused ka, et need väiksemad küljed, mis moodustavad 90 kraadise nurka, need on kaatedid ja see pikem külg on hipotenuus. Tavaliselt tähistus on selline, et väike A ja väike B on kaatedid ja C on hipotenuus. Ehk me kasutame laadina tähed, väikesed, et tähistada küljed. Ja nurkade jaoks me kasutame kreeka tähed, alfa, A külje vastas tavaliselt pandakse nurk alfa. A vastas nurk alfa ja B vastas on nurk beta. Beta. Alfa plus beta kokku on 90 kraadi, kuna igas kolmnurkas, kui võtta nurkade summa, siis on alati 180 kraadi. Kuna täisnurkas kolmnurkas on üks nurk juba 90, siis ülejäänud kaks ka 90 kraadi. Äkki sa mäletad, mis teoreemiga on seotud kaatedid ja hipotenuus? See on Pythagorase teoreem. Pythagorase teoreem räägib meile sellest, et hipotenuusruudus on üks kaatedruudus pluss teine kaatedruudus. See on siis Pythagorase teoreem. Ja täisnurkses kolmnurgas veel on olemas sellised seosed küljede ja nurkade vahel, nagu sinus, kosinus ja tangens. Nurga sinus täisnurkses kolmnurgas. See on selle nurgas vastaskaateti ja hipotenuusi suhe. Ehk jagatis. Suhe on jagatis. Kui ma võtan just nurga alfa sinus, siis ma pean jagama vastaskaated hipotenuusiga. Sinus, see on suhe, see on jagatis. Kosinus ka ja tangens ka. Kui sama definitsioon ma võtan teise nurga jaoks, beta jaoks, siis beta jaoks vastaskaated on B. Hipotenuus on ikka sama. B jagatud C-ga. See on sinuse definitsioon. Vastaskaated jagatud hipotenuusiga. Ehk suhe. Ja? Vastaskaatede ja hipotenuusi suhe. Kosinuse puhul nurga kosinus, see on lähiskaatede ja hipotenuusi suhe. Nurga alfa jaoks lähiskaated on B. Hipotenuus on ikka C. Kui võtta sama definitsioon nurka beta jaoks, siis beta jaoks lähiskaated on A, ja? On aru saadud, mis on vastaskaated ja mis on lähiskaated, ja?
Lähedal ja vastas. Nagu sa näed, sinus alfa ja kosinus beta omavahel võrdsed. Nad on omavahel seatud. Viimane definitsioon on tangens ja tangensi puhul me jagame vastaskaatit lähiskaatidega, mitte hipotenuusiga. Ehk alfa jaoks tangens on selline jagatis A jagatud B-ga. No ja beta jaoks vastaskaatit on B ja lähiskaatit on A. Ehk vastupidi. Need ongi sinuse, kosinuse ja tangentsi definitsioonid. Sealt nad tulid. Ja uues kursuses me need üldistame. Me ei hakka seda kasutama ainult täisnurkses kolmnurgas. Põhikoolis see oli ainult täisnurkses kolmnurgas, aga uues kursuses me hakkame kasutama tavalises kolmnurgas ka need. Mingit suvalises kolmnurgas. Mis ma veel tahan siin kirjutada? Ma tahan kirjutada kolmnurga ümbermõõduvalemi ja pindalavalemi. Mis on ümbermõõd? Kolmnurga ümbermõõd? Küljede summa. Ümbermõõd on küljede summa per mõõd. Me liidame kokku küljed. Ja pindala täisnurkses kolmnurgas arvutatakse niimoodi. Me korrutame omavahel kaatitid ja jagame kahega seda korrutit. No nüüd kõik valimid meil ühel kohal kirjutatud, ühes kohas kirjutatud. Hakkame nüüd need kasutama. Sellised ülesanded proovime lahendada, nagu lahenda täisnurkne kolmnurk. See tähendab, et on vaja leida kõik puuduvad küljed ja nurgad. Ja leiame siin ka pindalad. Täisnurkses kolmnurgas lühemkaatit on 5 ja tema vastasnurk on 35. Ma võib-olla lisan praegu joonist. Ma ei taha joonistada ise seda. Kiiresti lisan. Sina võid vihikust joonistada täisnurkne kolmnurk. Lühemkaatit on A, see on 5 ja siis vastasnurk on 35 ehk alfa. Alfa 35 kraadi. Saab kohe siin isegi kirjutada kraadi ja A on 5. Mida vaja leida siis, kui ülesanne lahendage täisnurkne kolmnurk? Siis on vaja leida B, on vaja leida C, on vaja leida B vastasnurk ehk beta. No ja leiame pindalad ka siin.
kuidas me siin hakkame arvama, mis sa arvad, et kõige lihtsam alguses, mida leida siin võib siit? Kui nurk on antud üks nurk, täisnurkses kolmnurgas, see terav, siis on võimalik ka leida teist nurka 90 miinus see esimene nurk, jah? See on kõige lihtsam, aga see ei tähenda, et see peab olema esimesena leidud. Beta võrdub 90 kraadi miinus 35, 55 kraadi. Nüüd, et leida hüpotenuus, me võime kasutada funktsiooni sinus või kosinus. Me teame ainult üks külg siin. See on külg A. Ja selle vastas on nurk 35 kraadi. Kui me kasutame vastasnurka, siis me peame kasutama sinus selle C leidmiseks. Kui lähisnurk B, A jaoks on lähisnurk, siis me kasutame kosinus. Mis funktsioon meeldib rohkem? Et siin vahet tegelikult ei ole. See me leiame niikuinii. No näiteks kasutame need algandmed, mis oli antud, ja siin on 5 ja 35 vastasnurk, siis me läbi sinust leiame C. Sinus alfa, see on A jagatud C-ga. Ja pigem mõelda niimoodi, mitte niimoodi, et A ja C, ja, aga nagu vastaskaatid jagatud hüpotenuusiga, ehk sisu, ja, on vaja aru saada, mitte tähistus. Sest et tähistus võib olla, mingi ülesanne on selline, et mitte A, B, C, aga U, V ja X näiteks, ja? Me ikka siis kasutame samasugused seosed, aga teised tähed. Mis me siin teame? Me teame A ja alfa, kuidas siit on võimalik C leida. Kas on vaja sinus alfa ja A korrutada või jagada? Mis sa ise arvad? A jagada sinus alfa, jah? Jaa, väga hea. Jagame, paneme kõik andmed. Sinus 35 arvutame kalkulaatoriga, ära unusta, et sul vist režiim raad seal peal, aga nurk on antud meil kraadides. Ehk kõik, et õigesti. Teegi peale panen, jah? Teeg, jah. Kriis, kindlasti. Ja peale koma, nagu me rääkisime, juba 4 numbri võtame, kui sinus arvutame. 5 jagada sinus 35. 8,7172. Aga sinus arvutada. Sinus ennem, jah, sorry. Ei, see võimalik ka korraga. See ei ole mingi viga, jah? Jah. Lihtsalt mul on siin vaba. 0,5735. 0,5735. Ja kui sa jagasid, siis 8, jah, see juba läks mul. Võtame üks number peale koma, muidu oli ka. 7. 8,7. Sentimeetri, kuna A on sentimeetritest, siis see on ka sentimeetritest. On vaja kindlasti mõelda selle peale, et see on kõige pikem külg, jah, ehk kui näiteks arvutad kuskil valesti, võib juhtuda, et näiteks arvutad hüpotenuusi ja see hüpotenuus on lühem kui kaatid, siis kindlasti kuskil viga on, ehk
niimoodi mõtleme natukene, et jah, see võib olla õige, sellepärast, et see on pikem kui A. Kuidas me leiame teine külg B? Meil on nüüd selline variant olemas nagu Pythagorase teoreem. Või me võime kasutada sinus või kosinus või isegi tangens. Et vahet ei ole. Mida kasutada, mis sa arvad, mis sa tahad proovida? Sinus me juba proovisime. Võime proovida näiteks tangensi või siis Pythagorase teoreemi. Mis sa eelistad? Teoreemi proovime. Teoreem. Pythagorase teoreem oli selline, et C ruudus ja hipotenuus ruudus, see on üks kaatitruudus pluss teine kaatitruudus. Kui me tahame siit leida kaatit, siis me hipotenuusist, no kõik on ruudus, jah, lahutame teine kaatit. Ja lõpus, kui see on juba arvutatud, kuna B on ruudus siin, siis me peame võtma ruudjuur. Ja ruudjuur võtame. Seitse koma üks. 7,1, jah. Pindalad. Kuidas? Nüüd pindalad vaja. See. Või S. See on siis üks kaatit korda teine kaatit jagatud 2. 5 korda 7,1 jagatud 2. Kas me selle pindala valemi ka kuskile välja kirjutasime või? Ja siin A korda B jagada 2. Jah. Võtasime. B oli sentimeetrites. Ja kui me pindalad arvutame, siis tekivad ruutsentimeetrid. No nüüd on meil leidnud kõik, mis oli vaja. Ehk see kolmnurk on vahendatud. Järgmine ülesanne. Tegelikult joonis, no ma ei hakka nüüd otsima, võib olla ka teistsugune, teistpidi. Näiteks ta võib olla selline kolmnurk. Ma praegu jätan nii. Teisnurk on siin. Mis nüüd antud? Hipotenuus on antud ehk C.
ja üks teravnurk, no olgu see on alfa, 51 kraad 13 minuti. Ülesanne on siin selline, et on vaja kõik ülejäänud küljed nurgad leida. A, B küsimärgiga, beta küsimärgiga, leemi pindalad ka seda harjutada. Millest me alustame? Näiteks me võime alustada jälle beta, jah? Või me võime arvutada alfa jaoks vastas kaatit kasutades siinus või lähiskaatit, kui me kasutame koosinus. Ehk siin meil valikut päris palju. Beta on võib-olla kõige lihtsam alguses leida. Beta on 90 kraadi miinus 51 kraadi 13 minutit. Pidi selle minutid ära kaotamised või ei pea? Vot, aga kuidas me nendega töötame? Kuidas me lahutame? Äkki teeme komaga, jah? Mugavam ju. Täna proovisime ju. 13 jagame 60-ga. See on 22. 90 kraadi miinus 51,22 kraadi. Aga lõppvastus, et arvutamiseks me kasutame komaga, jah? Aga lõppvastus esitame, ilus on esitada, kui meil on kraadid ja minutid. Ja kui beta on 38,78, siis esitame see 78 minutit. 47 minutit. Kuidas seda teha? Korrutan 0,78 korda 60, jah? Jah. Aga minutites me kasutame ainult, et lõppvastus kirjutada, jah? Arvutamiseks, kui me kasutame betat, et arvutada muud küljed nurgad, jah? No nurgad siin pole vaja. Siis me kasutame komaga. Nüüd. A või B? No näiteks A. Näiteks A. Kas meeldib sulle siinus või koosinus? No siinus me eelmises kasutasime, me võime proovida läbi koosinust teha. Koosinus alfa. Siis koosinus beta peab olema, et A leida, jah? Koosinus beta. Sest et beta jaoks A on lähiskaatid. Koosinus seotud lähiskaatidega. Ja siinus vastaskaatidega. Koosinus beta A jagatud C, jah? Ja siis me peame leidma A ehk mis teeme? Mis sa leidsid? Korrutama. Koosinus beta korda C oli, jah?
3,7. 3,7. Sentimeetri, jah? Jah. B. Kasutasime juba sinuga Pythagorase teoreemi. Nüüd äkki tangens kasutame. Jah. Ja kasutame näiteks nurk alfa. Tangens alfa. Siin on palju varianti. Siin saab ka beetat kasutada. Tangens alfa. Alfa jaoks vastaskaatit me peame jagama lähiskaatega. A jagatud B-ga. Alfa jaoks tangens on selline. Siit B. See on A jagatud tangens alfa. Paneme kõik andmed, arvutame. Kui minutid olid, siis pidin raadi peale panema, jah? Jah. 51,22. No, kalkulaatoris on olemas nupad sisestada nurk kraadides ja minutites, aga see on pigem keerulisem. Ma arvan, et palju mugavam. Teha kraadideks, jah. Okay. Peaasi, et sai sisestada 51,13. Vot see on vale. Kui palju on? 7 tangens 51,22 2,97. See on juba B, jah? Jah. No 3 äkki. Jah. Kui näiteks B leida Pythagorase teoreemi järgi, siis võib olla natukene teine vastus tuleb. Näiteks 2,9 või 3,1. Et siin on väike selline on lubatud, et vastused võib olla natukene mingi vahemik on, kus nad võivad olla. Et ligikaudu. Sest et kui me kasutame sinus, kosinus, tangens, need arvutame, siis me võtame need ümardatud. Et ei ole võimalik täpselt väärtused võtta. No ja hindale. Korrutame kaatitit oma vahel ja jagame seda kõik 2-ga. $5,55. No, võib nii kiiresti.
Ma need vastused. Niimoodi panen, mis me leidsime. Tegelikult hea vastus kirjutada. Mul ei ole siin eriti ruumi. Kaks ülesandet veel. Proovime jõuda. Nüüd on võrdkülgne kolmnurk. Kõik küljed võrdsed oma vahel. Ja on antud selle kolmnurga kõrgus. Mis tähendab kõrgus kolmnurgas? Kas sa mäletad? Hash. Hashiga me tähitasime ja mis see tähendab? Mis lõik see on? Kas see on juba joonisel olemas või on vaja seda lisada? Seda vaja lisada. See on selline lõik, mis me joonistame ühest tipust vastasküljele 90 kraadi nurkaga. Ja see kõrgus võrdhaarses kolmnurkast, võrdkülgses kolmnurkast, vabandust, ja jaotab seda vastaskülje pooleks. Kas me kasutame mingi, okei, see on H, jah. H on 6. Kasutame selle külje jaoks mingi täht, näiteks A või X. A näiteks, jah? Siis kui suur see külg on? Pooleks, jah. 0,5 A või A jagatud 2. Ja meie hakkame kõik need asjad leidma. Meil on vaja leida A ja S. A ja S küsimärgiga. Ja me kasutame selle A leidmiseks pool sellest võrdkülgsest kolmnurgast, mis on täisnurkne. Ja? Pool on täisnurkne. Ja täisnurksest kolmnurgast me teame üks kaadit, see on H. Mis valimiga me võime leida külg A? A on siin hüpotenuus. Äkki Pythagorase teoremiga? Sest et nurgad me siin ei tea. Pythagorase teoremi järgi see A ruudus võrdub H ruudus pluss A jagatud 2 ruudus. Asendame seda H asemel paneme 6. Võtame kõik, mis on võimalik ruudus võtta. 2 ruudus on 4. 6 ruudus on 36. Mis edasi? Mis see on? Mis me saime? Mis sa arvad? Võrrandi. See on ruutvõrrand. Nii võib juhtuda, et mingi geomeetria kohta ülesanne lõpuks on vaja võrrand lahendada. Võrrandid me lahendame kogu aeg. Võrratused ka tihti. Kuidas me ruutvõrrandi lahendame?
No siin on võimalik läbi diskriminanti, nagu võib-olla sa mäletad, seda D oli ja meil selline pikk valem. Ja siin saab ka teistmoodi. Me võime selle osa praegu tõsta teisele poole või et lihtsam elu teha, me korrutame kõik 4-ga. Miks ma pakun seda, sellest varianti, et korrutada 4-ga terve see võrrand? Murd ära Siis me saame siis me lahti saame sellest murrust, jah? Korrutame 4-ga. See tähendab, et me 4-ga korrutame A-ruudus ja 4-ga me korrutame 36 ja 4-ga me korrutame see murd. Siin taandatakse. Nüüd see A-ruudus, mis jäi teisel pool, vast paremal pool praegu, tõstame seda vasakule poole. 4 A-ruudus miinus A-ruudus võrdub 3 A-ruudus. No teisel pool jäi 44. 3 A-ruudus võrdub 144. Et A-ruudus leida, me peame jagama 3-ga. Ja et A leida, me peame võtma ruutjuur. Siin on 2 varianti. Võtame 144, jagame 103-ga. Ja võtame sellest ruutjuur. Mis on ligikaudu 6,9. See on üks variant, ligikaudu, kui me tahame. Aga siin on võimalik ka täpne vastus kirjutada. Me võime võtta 144 ruutjuur, see on 12. Ja kuna 3 ruutjuur täpselt ei saa võtta, siis me jätame juuremärk seal. Ehk see, mis on ümardatud, see on natukene lihtsam võib-olla aru saada, aga saab jätta ka ruutjuur 3 all. Külg on leitud. Kuidas me leiame pindalad? Meil on vaja selle suure kolmnurga pindalad leida. Korrutame 2-ga. Ja, me leiame selle täisnurkse kolmnurga pindalad ja korrutame seda 2-ga. See on mul täisnurkse kolmnurk. Kaadid korda kaadid. Teine kaadid on siis A jagatud 2-ga, jah? Ehk see on 3. 3,45. jah? On siis pool. Korrutame 20,7 sentimeetrit ruudus on pindala. No ja viimane ülesanne.
Nüüd on võrdhaarne kolmnurk, tal on ainult 2 küljed omavahel võrdsed. Need on haarad, 5 ja 5. Alus on 8. Ja on vaja leida selle kolmnurga pindalad. Me sinuga teame ainult praegu täisnurkse kolmnurga pindala valemi, jah? Ehk me peame moodustama siin täisnurksed kolmnurgad. Kui me tipust joonistame kõrgus, võrdhaarses kolmnurgas ka selline omadus, et see kõrgus jaotab seda alust 8 võrdseks osaks. Neli ja 4 siis. Ja me kasutame ainult üks kolmnurk. Jah. Peame H leidma, jah, et selle kolmnurga, täisnurkse kolmnurga pindalad leida. Mis teoreemiga, mis valemiga? Kuna nurgad me ei tea, meil siin valikut eriti ei ole. Kasutame Pythagorase teoreemi. 5 ruudus võrdub A ruudus pluss 4 ruudus. A ruudus on 5 ruudus miinus 4 ruudus. 25 miinus 16. Ruudi 9 on 3 sentimeetrit. Jällegi leiame pool ja pärast terve pindala. Täisnurkse kolmnurga pindala, siis 3 korda 4 jagatud 2. On 6. Ja suur kolmnurk, see on 2 korda 6. Sentimeetri ruudus.